Tere hommikut! Viimane novembri veebinar. Nii. Noh, mul läks halvasti. Mul siis see nädal lõppes miinusega, esimene nädal 8. Noh, nagu ma joonistasin, eelmine nädal hakkan euro NSD-st pihta. Siin reedel hakkasin ostma, siis veel natukene hoidsin, siis siin nädala sees ka tegin teisipäeval tehingu ära. Ja siis nagu olukord muutis mu peas ja ma ei saanudki aru, mis ma teen. Kui nüüd seda euro NSD-d vaadata, siis põhimõtteliselt see osa siin, mis ta praegu teeb, kui on mingi tegu supertrendiga, siis ta küll juba hakkab langema edasi alla. Et siis, siin jällegi te peate võrdlema nagu, et kuidas see asi üldse käib, et näe, siin oli selline, ei joonista jah, et siin oli midagi korrektsioonilist ja see, mis siin on, see sobib ka nüüd korrektsiooniks ja kui selline tugev langus on käimas, siis ta võib kindlasti siin edasi alla minna ja kõik, et ei lähegi siia, kuhu ma tahtsin, siia 1,61 peale, 9 peale, et siis vaatame selle NSD-ga, et täna hommikul juba, nagu te kõik olete võib-olla näinud, nii, nagu te kõik hommikul juba nägite, ta siin juba kasvas päris palju, et siis eelmine nädal õnnestus nagu õieti kaubelda, et ta siin liigus alla ja siis ma seal euro NSD peal proovisin. Nüüd ongi see, et see üle ostetud relief ralli on kõik läbi ja nüüd peab jällegi vaatama seda lõikes siit alt, et siis siit siia, siis kuni siia ja võib-olla siit on juba alanud see tõus, et ei tulegi siia midagi sellist pikaajalist sisse, et see on oluline. Praegult nagu siin NSD-ga tegeleda on suht riskantne, et peab aru saama, mis see liikumine üldse on. Et siis elame-näeme siin, mis siit tuleb nagu see nädal algus, et kui nüüd suuremas pildis vaadata, siis näete, jällegi tegeleme siin alt, vaatame, mis siin toimub ja meil on kindlasti selge, et me liikusime siit siia ja nüüd teeme selle korrektsiooni üles, aga see korrektsioon, jällegi, see korrektsioon on kuidagi liiga kiiresti alanud ja me jõudsime siin 1,5 kuu jooksul juba peaaegu 50% peale. Suht halb asi, et korrektsioon ei tohi liikuda nii kiiresti, aga mis teha, arvatavasti see korrektsioon jõuab siin päris veel pikalt ülesse ja sealt peaks nagu algama see uus suurem langev trend, aga see on kõik selline pika aja küsimus, et siis lokaalselt praegu ei taha siin ennustada midagi head, ta võib siin ühte ja teist teha ja vaatame siis, NSD näitab ennast väga heast küljest. Nii, aga teid kõik huvitab vist euroust ja euroustis, siin on huvitav moment, et arvatavasti isegi pärast seda Itaalia draamat nüüd arvatavasti on alanud see tõus siia ülesse, et korrektsioon, mis kestis siin terve nädal, see on siis läbi. Täna on siis Draghi kõne, aga ma arvan, et siis Draghi kõne täna, et ma arvan, see Draghi ei muuda siin seda suuremat pilti ja minu meelest on alanud siia tõus ülesse. Seda võib kuidas kontrollida, et siis M5 peal. Siin M5 peal praegu kontrollida ei saa, et kas on see impulssi moodi, ei ole see impulssi moodi, et ta siin
siin veel natukene edasi-tagasi liigub. Aga minu meelest võib-olla keegi jälgis laineid. Ma joonistasin ja ütlesin, et liigub kuni 1.13.40, 1.13. Ja nüüd on väga heas tsoonis tegelikult praegu. Et ta on siin 50-61% vahel lõpetanud oma liikumise. Minu meelest väga ideaalne korrektsioon ja nüüd saab pikalt üles panna siin just vähemalt euroustis, et siin Itaalia on läbi, Itaalia on läbi. Okei, mis asja see on? Ja see tähendab seda, et eurol ei ole nagu suurt takistust rohkem, et võib rahulikult siin nüüd ülesse minna. No minu meelest, sest nagu ma jällegi ütlen, see suurem korrektsioon, mis hakkas seal jaanuaris pihta, lõppes meil siin novembri keskel, 13. novembril ja siit me juba hakkame kasvama sinna pikalt ülesse. Et siis midagi siin nagu ei tohiks seda segada, seda liikumist. Minu meelest, kes arvab, et veel korra läheb uuele miinimumile, et kellel on sellised mõtted, teeme hääletused. Minu meelest ei ole sellist liikumist nagu minu arvates, et ikkagi see liikumine läheb siia ülesse. Et siis, võib-olla mitte see nädal, aga võib-olla isegi see. Me näeme siin, ma ei tea, 1.15 pluss minu arvates. Pakun stop lossiks kohe nädala miinimum, et siis SL low, et siis 1.13.3, 27 pippi, miks mitte proovida, et siis suht hea võimalus tehingu avamiseks. Otse loomulikult ega ta kohe ühes suunas sinna üles ei lähe, nii et jällegi istume selles tehingus päris mitu päeva, aga mis siin ikka? Nii, küsimus teil. Kaupo, tere, euroust võib vabalt. Ja, et Kaupo arvab siis, et 1.13 võib täitsa olla. Et minu meelest ka Kaupo, et siin see 1.13 võib täitsa tulla. Aga praegult proovib, hiljem ka võib proovida, et kui praegult eksim, siis sealt uuelt miinimumilt saab veel korra proovida, siis rahulikult proovime ja ühel hetkel see kõik asi õnnestub ja siis saame suure kasumi, et siis kui sellesse rongi sisse saame, siis miks mitte istuda selles rongis. Et jah, et ma olen nõus Kaupoga, et siia võib tulla selline veel üks langus ja alles siit nagu tuleb uus selline kasv. Et siin praegult on päris mitu variante, aga ma vist proovin pärast webinari kohe teha pika tehingu ja panna üles, et siis selline on vähemalt esialgne mõte. Nii, kõik huvitab nael. Naelaga ma kaotasin sellepärast, näete, ma ostsin sinine see, et Brexiti kuulujuttude peale, siis ta 5 minutiga kukkus tagasi, ma jälle siin kaotasin 100 pippi. Okei, jällegi see tehingumaht ei olnud eriti suur, aga ma arvasin, et siin tuleb suur auk sisse, aga pärast seda EU summitit, aga auku ei tulnud. Ja nüüd ma ei teagi, mida teha. Et ma arvan, et see koridor, mis on siin juhtunud, et siin päris jällegi mitu mõtet on, et see, mis ta siin teeb, see kollane, et siis ma ei tea, ta siin küll lendab praegu, kestab kuni parlamendi hääletuseni. Hääletus, et siis kui need seal detsembris hääletavad, otse loomulikult Theresa May leiab endale need
hääled, siis saab kokku neid 320 häält ja toimub see Brexit tavapäraselt. Nii. GPB uss suurem liikumine peaks toimuma enne jõule peale. Jep, näete, me Kaupoga mõtleme samamoodi, et siis jah, see suur liikumine naelas toimub siin enne jõule, kui tuleb see hääletus Inglismaal. Et siin midagi muud nagu pakkuda ei olegi, et te võite siin tehnikat kasutada, te võite siin roboteid kasutada, indikaatorid, aga te kõik teate ühte. Asi liigub praegult ainult selle jama Brexiti kuulujuttude peal ja ajakirjast, mis tuleb välja. Kõik põhimõtteliselt siin praegult teist liikumist ei ole, nagu te näete, siin ma eksisin, mul on kokku siin üle 400 pipi kaotus selle naelaga ja seekord ma ei suutnud seda tasa teha teiste valuutapaaridega. Nii, autust sama teema siis, aga autustis on olukord natukene teine. Et autustis on olukord järgmine, et ta siin langes, siis siia kasvas hetkel lokaalselt, siis minu meelest tuleb selline liikumine kuni 0,729 ja sealt võib tulla veel üks langus siia sügaval alla. Et põhimõtteliselt ta võib siia päris alla minna. Et siis see B-laine ei ole nagu läbi. Et siin on nagu natukene lihtsam see variant võrreldes selle NSD-ga. Et siia tuli selline siksak, X ja Y, siis tuleb siia selline korralik keeruline korrektsioon. Hetkel siis on see liikumine suunatud siia ülespoole ja pärast toimub langus alla. Et siis siin nagu sisse minna on suht halb. Jällegi see Audi NSD, et siis see on veel vana joonis, tuletan meelde, et ta praegult siis Audi NSD siis praegult on siis selle alumise kolmnurga kanali juures ja ta iga hetk siis võib sellest kanalist läbi minna. No siin on natukene minna selleni, et siis natukene kõver joon. Okay. Et siin on nagu suunatud alla, ehk siis mida see tähendab pikaajaliselt siis NSD on tugevam, mis tähendabki seda, et NSD-s võib-olla siit läheb ülesse ja Audis läheb ülesse ja siis keerutab siin ringi ja rahulikult liigub alla, ehk siis ikkagi selline õigema kujuga korrektsioon tuleb Audustis sisse võrreldes NSD ustiga. Et seda ma tahtsin öelda, et siin nagu peaks toimuma umbes selline liikumine. Et nädal algus peaks olema suht positiivne ja selle peale siis kasv. Ustkäed. Et siis ustkäed nagu, see on ainuke, kes praegult saab igal pool lööki, et hetkel natuke, no ei ole sellist, aga hetkel on naftaga väike korrelatsioon olemas. Et siis nafta, nagu te kõik teate, paneb hullu, Saudi Araabia annab tuld ja me lendame siin ühes suunas lihtsalt palju 27 tavale, lendasime allapoole ja mingit mõistlikud korrektsiooni ei ole tulnud sisse. Ja siin viimasel päeval, et siis just see viimased 2 nädalat olidki, et siis käediga väike korrelatsioon, mitte suur, aga ikkagi nafta suutis oma liikumisega käedi alla tõmmata kaasa. Et siis natukene, et mitte 100%, aga ikkagi see mängis oma rolli. Samas rubla, vanasti oli kuidas, et siis selline suur langus tõi endaga kaasa siis, see 77 ei tulnud, et siis rubla pidi selle suure languse peal lihtsalt lendama ühes suunas, nagu te näete,
rublas ei ole hetkel mingisugust korrelatsiooni naftaga, et aga vanasti oli see 100% korreleeruvus, et siis kui nafta liikus üles, siis rubla kasvas ja vastupidi. Ja seda vastupidist liikumist me siin ei näinud ja rubla hoidis ennast väga ilusti ja see on suht rõõm näha, et need korrelatsioonid kaovad ära. Nii, Ust-Yen siis. Ust-Yeniga on suht raske. Ühest küljest ma arvan, et meil on käimas 4. päevalaine, teisest küljest ta nagunii on suunatud siia 115 peale. Lihtsalt kuidas ta sinna liigub, on omaette küsimus, et suunatud, okei, las ta olla suunatud. Et siin on suht keeruline. Tau meile abi ei paku. Tau on üldse suunatud allapoole. Et ma tahan Dow Jonesi müüa, aga siin on nagu see suund ikkagi üles võetud. Millal osta, te küsite? Vot see on hea küsimus, et millal osta? Millal osta? Mina praegult ei taha osta. Et ma arvan, et siin võib tulla veel midagi siia sellist. Ma arvan, et teate, mis siia tuleb? DJI liigub 22 midagi ja sellega Ust-Yen liigub siia veel korra siia. 112, 111, 50 peale. Minu arvates toimub selline liikumine. Miks? Sest DJI on suunatud ikkagi päris alla. Siin see vastupanu, mis ta siin on, 24, 100. See nagu saab olla ära võetud ja me siin liigume päris pikalt alla. See kõik joonis on nüüd täitsa vale. Et siis millal müüa Dow Jonesi? See on kõige keeruline küsimus, et millal siis müüa seda Dow Jonesi? Oi, seda ma teile kindlasti ei saa öelda. Nagu te näete, siin Dow Jones liigub väga tugevasti all. Üks asi on see, et paneme shortid peale, aga nagu naelas, et siis, aga tehingumaht, tehingumaht, ma ei tea, väiksem kui tavaliselt. Ehk siis stop loss 5 korda suurem kui tavaliselt. Miks? Sest nagu te kõik teate, siin 1% on ja ta on kohe siin 24 700, 2% ja ta on kohe 25 000. Nii et siin stop loss peaks kindlasti olema üle 200 pipi. Ega siin teistpidi ei saagi olla ja see on ainuke viis siin kauplemiseks selle Dow Jonesi peal. Sama teema Jaapani indeksi peale, et siis Jaapani indeks näete, nagu kivi, peaaegu 4000 pippi, 3800, siis lihtsalt tagasi 2000 pippi, praegu siis natukene jälle alla, natuke ülesse. Kindlasti me tahame siit raha teenida, et lihtsalt millal see õige hetk saabub, on omaette küsimus. Keegi võib öelda, et jälgi Bloombergit, et võib ka Bloombergit jälgida, et ma siin midagi halba selle kohta ei saa öelda, aga suht keeruline. Pigem paneks siin S&P-ga. S&P-ga on natukene kergem ja odavam, et see kauplemine võib õnnestuda meil siin S&P-l natukene paremini kui võrd Dow Jonesi peal. Nii, üks asi, mis ma võin teile pakkuda. Siin võib sellist joonist teha. Ja näete, kui nüüd sellist asja teha, siis näete, siin oli nagu vale läbilöök. Näete, siin oli siis vale läbilöök.
Nad suutsid siis tagasi pöörata, Hiina siis aitas, siis tuli uus langus. Soovitus on järgmine siis, et siis siin sell kohe ja SL siia natukene ülespoole. SL 2695 ja loodame, et sellest ega ta siin sisse pikalt ei lähe, et võib-olla viskab mingisuguse varje sisse siia ja umbes niimoodi. Et viskab selle varje võib-olla umbes niimoodi sisse ja liigub alla, aga põhimõtteliselt sell on valmis. Näete, sell on valmis ja miks mitte kohe müüa seda S&P-d, et siis vastavalt tehnilisele analüüsile me oleme sellisest kõige alumisest trendline'ist läbi läinud ja meil on keha siis sellest langevast trendline'ist kinni pandud, mis on nagu tugev signaal sellele, et siit peaks tulema siis allapoolne liikumine. Minu meelest see võiks olla selline teema. Kullaga siis kõik on keeruline. Kuidagi kuld ei taha allapoole liikuda, et mitte kuidagi moodi ta ei liigu siia all. Mis asja? Et millal siis tuleb see langus, et ma ei tea. Et nagu alguses nagu liikus nii, nagu ma tahtsin ja nüüd tõusis siis üles päris pikalt. Et kes mis kulla vastu, millised mõtted on, et ma ikkagi vaatan siia alla seda asja, aga nüüd siis on kriitiline see 1235 jälle tase, et kui nüüd sellest üle läheb, siis kogu variant langusega on rikutud, et siis see on siis vaatekoht. Vaatekoht on siis 1235. Praegu veel võib nagu shorti teha, aga kui pikaks ajaks need shortid siia kestavad, see on omaette küsimus, et siis vaatame, mis nagu siit saab. Kes kullaga tegeleb, et öelge oma arvamus, et mis sellega saab, mis kullaga saab. Sest see on suht keeruline aru saada. Ja kõige keerulisem on tegelikult meie lemmikpaar, milleks on siis euro-nael ja ma jällegi panin koridori peale, et jällegi see koridor siis ei ole läbitud, trendi ei ole ja siis nagu te kõik saate aru, ega trendi siin enne ei tule, kui selle Brexiti jama lõpeb ära. Et siis euro-nael saab kaubelda pärast euro JBP. Lokaalselt seal saate aru mõnikord, et mida saab teha, aga normaalselt saab kaubelda pärast UK siis hääletust. Et siis natukene veel ja siis see range, see koridor siis kaob ära ja alles siis saab siin midagi teha. Jällegi ülemine piir 0903, alumine piir 86, 87. Et siis selles vahemikus ta praegu liigub 300 pippi, mis on suht palju ja iga kord, iga päev uus liikumine, kas üles-alla või vastupidi, et siis ei saa siin midagi aru. Nii, euro NST-st oli juttu, eurokääd, et siis peaaegu liikus sinna, kuhu me tahtsime. 50 pippi jäi sellest puudu. Nüüd otse loomulikult see teema nagu ei ole nüüd aktuaalne ka, selle kustutame kiiresti ära, see ei loe. Ja eurokääd ikkagi arvan, ikkagi läheb üles. Kui nüüd seda asja vaadata, kross on kross, aga minu meelest, kui euro ust hakkab lendama, siis ustkäed on ju suunatud üldse teises suunas, nii küsimus. Kulla puhul saab ehk määravaks Fed intressi otsus, kas tõstavad või mitte. Härra Trump on kritiseerinud liiga kiire ja Kaupo, ma olen suga nõus, sest Kaupo, mäletad seda? Ja kõik teised. Üks väike oluline moment, jah. Te peate kõik seda meeles pidama. Oota kohe. Millal see oli nüüd? See oli siin, jah. 16. Ja 16. Et ma jätan selle siia alles.
et teil oleks peas nii hästi, et Kaupo kirjutas. Powell tegi niimoodi püsimark, rate hike 2011. See tõi endaga kaasa siis suure USA nõrkuse, mäletate seda? Noh, kes ei mäleta, kes ei vaadanud, see siis jätke meelde 16. november. Selline esimene võib-olla ettevalmistus selleks, et nagu hei härrad, võib-olla siin paneme kõik pausi alla ja ei teegi seda tõusu. Et siis mida veel vaadata siis, et siis kolmapäev, on ikka kolmapäev ja oli kolmapäev USA GDP. Seda kindlasti peab jälgima, et siis seda peab kindlasti siin jälgima, et ja siis vaatame, mis siis saab nagu. Et aga see on nagu väga selline ettevalmistusmoment, et seda te peate kindlasti aru saama, et näete ühes suunas 100 pippi pärast seda, kui Jerome Powell kahtlustas seda rate hike'i 2019 ja samamoodi Trump ka ei aita seda USA tugevust, et Trump samamoodi surub oma tweetidega ja väljaütlemistega seda, et noh, kuulge mehed, natuke kiire, et võib-olla teeme pausi, et siin juba on tunda, et inimesed jälle hakkavad mõtlema selle ja kaaluma oma otsuseid, et kas on vaja nüüd mingit uut laenu või ei ole nagu. Et see kõik paneb kahtluse alla neid uusi rate hike'e. Selline lugu. Nii, euroaud. Vot siin on palju lihtsam. See on mu lemmik teema, see on price action'i mudel. Läksime siin läbi sellest eelmisest maksimist. Super trend nagu euro NST-s, aga palju lihtsamas variandis. Et siin, kuna aud NST on ikkagi alla suunatud, siis tegelikult euroaud, vot see on kindel koht. Palju kindlam kui see mingi euro NST. Et siin ikkagi läheb vähemalt siia, no aga võib-olla isegi rohkem. Et nüüd vaatame seda. Setup on peaaegu valmis. Et siis see setup on peaaegu valmis ja no stop lossiks, mis siin saab panna? Stop lossiks väga varsti olemegi siin 50% peal tegelikult, näete. Olemegi siin täpselt 50% peal, mis tähendab, et stop lossiks, kuna see on cross, ega siin palju pole vaja, et seal on siis 1.56. Näete, see on väga hea võimalus kauplemiseks praegult, et minu meelest siin võiks nagu eelmine nädal ma kauplesin euro NST-s, siin mõned tehingud, siis samamoodi praegult siis euroaud on suht valmis selleks, et siis liikuda ülesse. Jällegi miks? Sest audust ülesse veel natukene näitab võimu ja siis alla, kus juures euroust on üldse vastas liikumist tegemas, et siin on korrektsioon ja ta hakkab ülesse liikuma ja audust hakkab allapoole liikuma ja see omakorda toob seda euroaudi kasvu siia. Oot selline lugu, et siis siin täna-homme on juba need võimalused siin tekkimas ülesse, et siis siin kindlasti peaks kauplema varsti hakkama, see minu meelest, see on mul üks lemmik setupidest ja vaatame. No võib-olla ta siin natukene veel mängib selle 50%-ga, aga põhimõtteliselt on ikkagi suunatud alla ja kogu liikumine peaks sujuma siin päris kiiresti, et võimalus kauplemiseks siin täitsa eksisteerib. Naela praegult ei vaata, rublad vaatasime. Nii, FTSE, kuidas ennast tunneb siis FTSE pärast Brexiti diili? Optimistlikult jah, et TAX arvatavasti samamoodi ja TAX on sama, et siis TAX läks lahti auguga, et siis kõik nagu FTSE ja TAX on siis tunnevad ennast hästi, aga kuidas ennast tunneb Bitcoin? Mitte kuidagi moodi. Nagu ma ütlesin, 1000 peaksid kindlasti tulema.
noh, läbilöögi ajast on meil läinud ainult 12 päeva ja selle ajaga on ta siin juba liikunud 3400 peal ehk siis 3000 tusti miinust siis sellest hinnast. Noh, kindlasti, ma ei tea, kuna see on Bitcoin ja see on õhk, siis on suht keeruline siin mingisugust prognoosi anda. Kuna see on õhk, siis ta võib 1 sekundiga nulliks muutuda. Et siis, mis ma siin lugesin, oli see, et mingisugune uus IT-s mingisugune uus asi peab tulema, mis nagu tõmbab selle väärtuse täitsa nulliks, selle krüptoraha teema, et ma ei tea, kas on keegi kursis, et ma lihtsalt lugesin selle pealkirja, aga mis seal sees oli kirjutatud, ma ei süvenenud sellesse, et mis sellega seal on, et selle uue tehnoloogiaga, mis näitab kogu seda raha liikumist või mis asi see veel oli, et sellest seal oli juttu, ma ei viitsinud lugeda eriti palju. Aga jah, hetkel siis läheb ilusti alla ja 1000-ni kindlasti peakski liikuma, aga no arvatavasti mitte detsembris, vaid seal jaanuaris, veebruaris. Nii, Tesla. Ei saa ma aru Teslast üldse mitte kuidagi moodi, et Teslast aru ei saa. See 400 plussi ei tulnud jällegi, see eelmine nädal tuli jälle suur langus, -10%. No, Elon Musk ja mina ei ole vist eriti head sõbrad. Et siis ei tea, mis teha selle Teslaga. Ei lähe mul. Nii et pigem vaatan seda, mitte Disneyt, nii, Caterpillarit saame vaadata. Kuna Caterpillaril läheb halvasti ja Dow Jonesil läheb veelgi halvem, siis ma arvan, et siit on tulemas uus langus. Ehk siis ma arvan, et siit on tulemas mingisugune 105 või oota. Ei tea, aga kindlasti umbes 107, 105 on tulemas Caterpillaris. Et umbes niimoodi. Nii, ja pankuritega on teema see, et langeb. Samamoodi siis muudan oma prognoosi nüüd ja muudan selle negatiivseks, et alla 100. Et siis alla 100. Nii. Veel üks hull mõte mul tuli pähe sellest EU Brexit Summitist. Et täna võib tegelikult ühes suunas liikuda kohe täna. Et selleks võiks olla see eeldus, et siis kohe 1 päevaga, et siis Gibraltar. Et see nagu mängis suurt rolli seal läbirääkimistel EU ja UK ja selle peal võib siis täna tegelikult see euroust lihtsalt panna ühes suunas, et nagu seda ei saa nagu vältida. Et see on selline hull mõte, aga nagu te teate, Forex ongi selline hull rollercoaster, kus üles-alla, et kes pagana seda aru saab, kuhu edasi nagu. Nii, MMM, 3M, kõik on läbi, pidu on vist läbi, sama teema ja sama teema, et alla. Muudan oma kõik prognoosid jõuludeks siia allapoolse liikumise peal, et midagi positiivset ma ei näe. Arvan, et Ameerika majandus hakkab seisma jääma ja selle peal ka hakkavad indeksid kokku kuivama ja mis siin ikka, kui hakkab kokku kuivama, siis tuleb Fed appi ja paneb jällegi oma printeri käima ja QE programm läheb lahti ja uus mull hakkab pihta, et siis kui näevad, et esimesed märgid sellest kokkukuivamisest on juba nähtavad, siis üritavad jällegi seda mulli üleval hoida. See on selline ülevaade. Kes tahab, võib küsida midagi, kes ei taha, see ei küsi. Et siis vaatame, mis siin saab. Et võib-olla keegi mingisuguseid tehinguid tegi, et võib näidata share screen ja midagi sellist. Nii.
Henry pani mulle high five, okei. Okei, kui ei ole küsimusi, siis väike kokkuvõte. Mida hakkame tegema? Otse loomulikult ei reageeri kiiretele impulsitele, mis nagu ütlevad meile, et kuule, davai osta või davai müü. Et kindlasti ootame seda kindlamat hetke ja alles siis nagu näen küsimustel. Kirjuta, Henri. Kohe ootame Henri küsimuse ära. Nii, küsimus tuli juba. Nii, NSD käed, NSD siis tugevneb ja käed. Tegelikult näete, Henri tegi kõige parima kokkuvõtte. Tegelikult see kõige parim paar, kus saab tehingut teha, on NSD käed, sest Henri ja minu meelest siis parim paar tehinguks on siis NSD käed, sest NSD üldse on hea soos ja käed üldse hea soos ei ole. Ma arvan, kui me seda nüüd lahti teeme. Tšik, vau. Väga tugev liikumine. Ja näete, monster liikumine, väike tagasitõmme ja aga nüüd vaata ettevaatlikkust. Nüüd üks asi, väike selgitus siia. Et ta siin ei liigu, on selline vahemik, jah, nagu te näete. Et nagu alt liigub ülesse, ülevalt liigub alla. Põhimõtteliselt hetkel oli ekstreemumi peal siin all. Liikus praegu siia täpselt keskele. Mis see tähendab? See tähendab seda, et siit läheb ta edasi ülesse. Et jah, Henri, minu arvates kogu liikumine on siin suunatud selle ülemise ekstreemumi juurde umbes siia. Paistab pinbar tipp teeb ettevaatlikuks. Sa arvad seda, Kaupo arvad seda vikli, seda musta küünalt või? Jah, et ettevaatlikust küll, aga see must siin, jah, et tundub jah, selline pinbaari moodi, aga ma arvan, et siin peab natukene vaatama, et kuidas see, jah, et Kaupo, tõmban ta siia kokku. No jumal küll. Ikkagi tõmban ta siia kokku. Nii, et siis jah, pinbaar, et seda peab nüüd niimoodi tegema, et paneme pausi peale. Nii, selline suur kasv ja vaatame seda asja siin. Et okei, selline natukene teine lugu. Vaatame, kus ta just kasvas ja tegi seda pinbaari. Nii, selline sama lugu on meil umbes siin sees ja siin ta tõmbas veel 2-3 nädalat allapoole ja siis tuli kasv. Ja siis tuli uus selline reversal. Et põhimõtteliselt Kaupol on ka õigus. Et näed sa, Henri, et siin need sellised pinbaarid ikkagi vaatame edasi. Et näe siin ka pinbaar selline alla ja pärast ülesse. Et kuna me oleme hetkel siis selles hinna keskvahemikus, siis ma arvan, et see pinbaar nagu lokaalselt võib-olla natukene suudab seda rolli mängida, aga põhimõtteliselt ikkagi liigub üles, et siin, mitte see nädal võib-olla, aga järgmine. Näe siin ka suur kasv, selline pinbaar ja läheb ülesse kohe. Et just kasvavad selle asja peale on ta nagu see, et lokaalselt, siin väike pinbaar, siin, kui nafta hakkab kallinema, kas käed samuti. Kahtlane tunne, et see korrelatsioon käed ja naftas on mingi alla 50% praegult. Ja Saudi Araabia vennad vist suudavad siin enne jõule veel neid üllatusi pakkuda, et siin võib kohe kuni, ma ei tea, ma praegu ütlen mingisugust nalja, aga võib olla siin 35 naftast kohe tuleb. Et
kuidagi tead, mis meenutab kohe, et siis PIN-bariga ja NSD CAD-iga, et siis lokaalselt, siin, ma ei tea, 2 nädalat võib-olla võtab aega, aga liigub üles. Nii, naftaga on siis see, nii kaupo, et vaata, mäletame seda langust siin. Näe, lihtsalt pani ühes suunas, siis tegi väikse korrektsiooni ja pani veel. Et näe, praegult on suht sarnane liikumine siia üle alla. Et ma ei tea, ega ma kiirustama ei hakka, et ta siin võib lihtsalt ühes suunas panna. CAD-il on üldse selline saatus, et ta kuidagi moodi on hetkel langevas trendis kõikide valuutade vastu. Nii et ma sealt midagi suurt ei ootagi sellest asjast. Ja sellepärast ma arvan, et isegi kui nafta hakkab kallinema, ega see mingil määral see CAD-ile ta annab seda toetust, aga mitte suurt. Ja vaat sellised on mu mõtted. Et jah, sa võib-olla lokaalselt siin natukene just võidad. Võib-olla saabki panna niimoodi. Vaata, nafta natukene kallineb, NSD CAD sel korral natukene läheb allapoole ja siis, kui kõik nafta selline lokaalne korrektsioon lõpeb ära, viimane CAD-i toetus kaob ja siis selle peal tulebki see CAD-i nõrkus otsast peale, et siis näete, puusle kokku pandud. Tundub loogiline. Teeme nii, et selle loogilise mõtte peal me läheme kõik kauplema. Kuna mul peas on mingisugune bardakk, siis ma vist ei kauple praegult, aga küll ma liidun selle kauplemistiimiga. Nii, et siis järgmise esmaspäevani. Tšau, tšau!